Tere! Mina olen Sandra Sillamaa ja sa kuulad taskuhäälingut Lase tiiger tuppa. Head asjad sünnivad siis, kui sul on aega saada kokku iseendaga. Tere! Käes on järjekordne saade. Minu kõrval on nagu ikka Dagmar. Kuidas sa ennast tunned? Hästi, nagu sinu kõrval ikka. Mina sulle viimati keegi ütles midagi nii ilusat? Loodan, et ütle. Okay, kuule, mu oma pojad ütlevad ikkagi. Väiksem poeg armastab mind musta auguni ja tagasi ja 1000 korda. Praegu on 1000 korda. Jah, mitte rohkem. Nii, aga me hakkame kohe rääkima teadmatusest ja meil on täna üks väga tore külaline ka ja ma meie külalisi alati tutvustan läbi selle, et kuidas mina olen nendega kohtunud või miks nad siis siin, miks ma just nemad olen kutsunud ja ma olen ikkagi mitmeid kordi meie külalisega kohtunud. Üks kord oli see, kui ta sõitis rattaga mööda. No mitte mööda, me isegi paar sõna vahetasime, kohtusime Viljandis Rohelise kohvikus, tema oli mingi rattatiirul näiteks kuskilt, sa võid ise öelda, kust ma Tallinnast tulin. Kuhugi Võrru näiteks on. Sõitsin Värska sealt Pärnusse ja sealt tagasi. No ja umbes täpselt midagi sellist ja siis me kohtusime ja mõnel üritusel oleme ka kohtunud ja ühe korra elus oleme veel kohtunud, aga ega ma kõiki detaile ka ei jaga. Ja minu kõrval on siin istetutnud Tõnis Milling. Tere! Tere! Ja kas meil ei ole neid heliefekte? Aga peale selle, mis on meie ühine minevik, siis mis sa teed elus? Mis ma elus teen? Jah, mis sa elus teed? Kuidas sa ennast ise kirjeldaks? Kes sa oled? No tegelikult peaks ju kirjeldama selle järgi, et kahtepidi, et üks osa, mis on nagu tööalane elu ja mis on nagu eraelu, et tööalaselt teen nagu sinagi, meile lahutust. Mina teen tõsist muusikat ja juhin saadet. Minul on ürituste korraldamine, õhtu juhtimine on olnud viimased 22 aastat on see minu elu olnud. Ja nüüd tegelikult nagu ma kooli lõpetasin ära, nüüd ma hakkan matkasid tegema ja lisaks veel peale selle ja see elu nii lähebki mul. Mis matkasid sa tegema hakkad? Kõike. See on alates rattamatkadest kuni ellujäämiskursusteni välja. Vau, jah. Nagu kõike? Jah, et ellujäämine metsas. Kas ka hobumatku? Kuidas? Hobustega matku? Sellega nii, et me küll hakkame haarama enda alla teisi alltöövõtjad ka, et pole mõtet, kui sul hobuseid pole, siis ei hakka selleks, et hobused ostma, et teha hobumatku. Aga Sandral on mootorratas. Kuidas sellega on? Mootorrattaga on see asi, et ma käisin 5 aastat tagasi läks ümber maagerrattaga sõitma ja seesama selle trenni mõte oli. Ja tegelikult ma tahan neile mootorratta nüüd osta, kuna mul on mõte ka mootorrattaga ümber maagera sõita. Ehk et mootorratta matkad Eestis, ma isegi ei tea, kas keegi teeb või? Kas niimoodi Eestis, ma ei tea, jah? Ei, on olemas küll teatud seltskonnad, kes kuulutavad välja, et nüüd lähme, ma tean üks BMW-de müüja teeb, kus on valdavalt on BMW-d, aga see on ka muid marke ja nemad teevad küll kusagile seal Bosnia-Hertsegoviinas ja edasi. Aga seda, et Telia müügiosakond tahab minna mootorratta matkale, et see on natuke keeruline juba üks lubade ja oskuste tõttu ja seda küll mitte. Ma hobuste kohta küsin sellepärast, et me Dagmariga just siin paari päeva pärast lähme kahekesi, võib-olla keegi tuleb veel hobustega ratsutama, et siis meil ongi erinevad nagu arusaamad, et mina kujutan ette, et kuidas see on ikkagi nagu näiteks mõni cowboy film Yellowstone, et paned selle kaabu, no veel ei ole, ja siis ratsutad päikeseloojangusse. Aga piits? Ära vala õli tulla, ma üritan siin Sandrale järjekindlalt selgeks teha, et ta peab kiivri pähe panema, sest mina ei hakka pärast selgitama, mis juhtus Sandraga, kui ta seda alla sajab. Kiivr on see asi, et see on see, mida ma rõhutan, see on A ja O. Tänu kiivrile ma olen elus. Ma olen ühe korra rulli uisutades, sõitsin auto ja kokku. Ma lendasin üle kapoti ja ma kukkusin selg ees maha, nii et mul kukal käis vasta asfalti. Kiiver oli nagu munakoor lahti, aga siin ma olen. Aju mitte. Ja, et kiiver päästas. Ja ka rulli uisutades. Alati kiiver peas. Ja ei, see mul on alati. Aga ma lihtsalt ratsutades. Sa kukud nii kõrgelt. Ei, ma ei kuku, see on ju... Ilus peab olema. Okei. Oota, meil juba läheb ära siit. Läheb lappesse. Ühesõnaga, nii sa rääkisid ära, kes sa oled, aga isiklik elu pidid ka rääkima. Isiklik elu, mis asi on isiklik elu? No sa ise ütlesid, et on nagu tööalane ja isiklik. See vaba aeg nii-öelda, eks. Vaba aeg käin kalal ja elan mõmmiga. Mõmmi ja mu koer. Et vaba aeg on selles mõttes sellega väga palju pole seda. Suvel on vähe muidugi, sügisel
sügisel, kevadel vähekene rohkem. Muidugi, mis on minu vaba aega veel sisustab päris palju, on minu abipolitseiniku töö. Et mida 18 aastat teen, et ikkagi reede õhtu on vaba, keikab pole, siis tööle. Et niimoodi lihtsalt lähed, et riided selga ja lähed. Meil on graafika? Ei ole graafikut. Päriselt ei ole või? Jaa, see on nii, et abipolitseiniku eelis on see, et ma saan ise, mul on ka see tase, kus ma saan võtta teise abipolitseiniku, kellel on sama tase. Meil on oma rühmas 3 bussi, politseibussid. Ma vaatan, et kuule reede õhtu vaba, 7-3, küsin kellegi käest, kes tahab tulla, lähme ja me paneme ennast kirja, me oleme siis sellel hetkel ka nii-öelda teenistuses. Aga kuhu te siis lähete täpsemalt? Me läheme, näiteks ma võtan kogu Lääne-Harju enda alla, et ma olen siis Sõle tänavalt kuni Paldiskivi Turbani, ise vaatan, kuhu ma lähen, püüan roolijoodikuid ja teen ta väljakutseid. Ma räägin. Äge. Kui sul on päris lahe elu? On. Okei, aga 3 küsimust sulle, ennem kui me läheme teema juurde. Ja. Mis oli sinu viimane julge samm, mille üle sa oled uhke? No kooli lõpetamine oli üks julge samm. Vaata, mis asi on julge samm üleüldse, et see oli kuidagi nagu tore, mõtlesin, et teen ära selle. Ja loomulikult koolis käimine iseenesest oli ka see samm, kus ma teadsin, mul pean hakkama käima iga kuu, 3-4 päeva korraga koolis ja see elukorraldus, kuhu ma koera panen ja edasi. Et see oli see moment, et ja vaata, muidugi julge samm on see, et võib-olla, mis on teie jaoks on julge, ei ole minu jaoks julge, on täiesti tavaline ja vastupidi. Oot, mis sa praegu ütlesid, mis meie jaoks on julge, sinu jaoks ei ole julge. Ja vastupidi. Et selles mõttes, et julguse tasemel on täiesti erinevad, et ma ei oska öelda, mis see julge samm, et võib-olla eks see rattaga ümber maakera projekt on ka üks julge samm, et tegelikult see oli vast kõige suurem selle koha pealt, sa pead endal elu ikkagi täiesti ümber korraldama, et sa pead koera ära korraldama, sa üürid maja välja, sa pead kõik tööd kinni, ühtegi tööd vastu ei võta, kõik varustus ja muidugi kõige suurem väljakutse on teha vanematele selgeks, et sa lähed rattaga sõitma ümber maakera. Ja sellega veel see pull, et mul vend ja õde teadsid 2 aastat ette. Vanemad said teada 2 nädalat enne reisi algust. Ma panin nad fakti ette lihtsalt, et ma lähen nüüd. Sa said aru, et ei ole mõtet neile varem rääkida? Ema ütles selle peale, või minu monoloog ära kuulnud, ütles, et mis ma ikka sinuga teha oskan. Ta teab, et ma nagunii teen midagi, kui ma teen. Eks. Et selle vast oli kõige suurem selline julgustükk või asi, et aga see on jällegi põnev. See ongi see sama see seikluse teema, et vaata see, nagu see pealkiri on meil, elame teadmatuses. Mis asi on teadmatus? Et tegelikult on see teadmatuse moment tuligi pärast venna surma tuli mängu, sest et ma sain aru seda, et jah, ma täna elan, aga kas ma homme elan, ehk see teadmatus. Ja see teadmatuse, tänu sellele teadmatusele on ka see, et ma ei lükki ühtegi asja väga homsevarna. Et ka see, kui ma tahan minna kalale, siis ma tean, et ma lähen ülehomme kalale. Ja kõik need tegevused, ma elan täna nii, nagu, seda ei saa öelda, et nagu homset päeva poleks. Et see tähendaks nagu elu põletamise momentiks. Aga ma pigem võtan kõik vastu, mis praegu annab võtta. Et ma ei tea, mis see elu toob. Eks see elu teadmatus ongi see saatuse keerdkäik, et kas mul antakse 4 päevi, antakse 5 aastat, 10 aastat, 30 aastat, ma ei tea seda. Aga ma ei muretse selle pärast ka, et elan nii kaua elan. Väga tore, sa juba siin ise hakkasid niimoodi teemat avama, et see julge sammu kohta ma tahtsin öelda, et see ongi kõigi jaoks väga erinev. Nagu ma olen jaganud ka, et mul oli üks klient, kes ütles, et tema jaoks see, et ta julges võõrale inimesele tere öelda, et see oli tohutu julge samm, et võib-olla tema poleks nagu niimoodi rattaga ümber maailma läinud, kui sa ainult kohtadki võõrad inimesi. Näiteks me viisime ühe grupi metsa ja seal oli ka, et tuli välja, et ühe tüdruka jaoks oli see läbi aastate kõige julgem tükk üldse, mis ta tegi, sest ta astus muru peale, kus on puugid, rästikud, puuotses istub hunt ja ilves kahekesti koos ja kohe on valmis ründama. Ehk et see kõik see puugihirm on inimestel nagu totaalne muidugi uss ja kus see ongi, nad kõik ründavad korraga. Ründavad kõik korraga. Ootavad järjekorras. See ongi see sama asi, et mis minu jaoks on täiesti köki-möki, on mõne jaoks ikka täiesti ennast ületatav teema. Et see samas metsa sööbimine telgis. Ei, ilma telgita veel. Ei. Just nimelt. See on tohutult seksikas. Saab öelda selle kohta. Väga nauditav. Sa oled näiteks talvel Rabasaare peal.
alampedjal, sul pole ühtegi inimest ümberringi. Sa paned ainult magamisaluse, magamiskoti. Sul pole isegi telki pea kohal, sest et kuiv külm on. Ja sa kuuled, mismoodi puud pauguvad, mismoodi kusagil keegi ulub, põder võib-olla tuleb korraks sinna Rabasaare peale. See on ülim. Ja sa ei karda midagi seal? Ei, miks ma peaks kartma? Ma pean ennem kartma, aga ma siit välja lähen uksest. Seda küll. Mõni tõuks sõidab otsa. Tõuks sõidab otsa. Mets on kõige turvalisem koht üldse. Eestis küll vähemalt seda. Et miks olid ju, vaata, meil olid vanasti olid olemas sellised pelgupaigad metsade sees, mis on ka täna muinsuskaitse all, oligi pelgupaigad, inimesed põgenesidki metsa, nad elasid sügavas metsas kusagil, põgenesid oma kogukonnaga või perekonnaga ja see oli selline kaitsev koht oli. Ka täna näiteks, kui me räägime ellujäämisest, siis inimesed ka, et täna me õpetamegi seda, mismoodi metsas ellu jääda, mitte seda, mismoodi linnas ellu jääda, mismoodi metsas ellu jääda. Et metsa ei hakka sul kunagi keegi pommitama nii uisa-päisa ja metsas on täna on olemas kõik. Meil on olemas seal süüa, meil on olemas seal turvalised loomad, kes siin nagu nii ei ründa, eks ainuke tõesti on kõige ohtlikum on puuk võib-olla. Et kes sul nagu külge võib tulla. Ja me olime siin juunis käisime Vormsi saarel ja siis meil tuli maja ukse taha tuli Ilves, kes viis ära ühe jalanõu. See oli ka päris ohtlik. Ilves. Ja ta oli, meil oli isegi nagu, et sa ei näinud sisse, üks sõber istus sees ja filmis seda, kõigepealt mängis terrassi peal, siis ta hakkas nuusutama ühte jalanõud, ühe matkasaabas oli õues, ta hammustas selle nagu, võttis hambusse, hakkas vaikselt niimoodi metsa poole kõndima, siis sõber tegi ukse lahti, kallid matkasaapad, hüüdis järgi, selle peale see Ilves võttis veel tugevamini selle saapa hambusse ja pani ära metsa sellega. Vaata, see järelikult tõnnis juustu lõhna. Ütle veel, et on nii, oota nüüd, nii julge samm, no juba ma saan aru, et sa oled väga julge mees, et aga kas sa kardad ka midagi? Ma ennem, kui sa hakkad ütlema, et ei sa karda midagi, siis mina seda ei usu. Ma arvan, et kõik inimesed kardavad midagi. Jaa, mina kardan. Puuke. Nii. Mul on, klaustrofoobia on üks esimene asi, mis mul kohe meelde tuleb. Et nagu ma ütlesin, ma ei karda ei loodust, ei inimesi ja edasi. Et ega vaata, kui sa politseitööd teed, siis ei saagi inimesi karta. Et see pigem on see väljakutse ja et alati, kui ma väljakutsele lähen, siis on nagu, ma ootan seda, et mis nüüd toimumas on. Aga klaustrofoobia on üks asi ja kusjuures ei ole nagu, oleks lapsepõlves olnud mingid teemad, et aga ma mäletan üht väga selget hetke oma elus, kus ma kunagi ma olin lastele kunagi väike jänkupoiss, tegin laste sünnipäevasid ja mul oli oma kostüüm ja see on siiamaani alles kusjuures. Mul on väike pisikene, see on nagu väike siuke tutt on taga veel ja mul kõrvad on ja see oli alati äge, siis kui ma selle jänkukostüümi, kunagi oli Rikki-Tikki mängumaa oli kuskil ja see oli veel viimati, ma tegin äkki mingisugune, ma võisin äkki mingi 10-12 aastat tagasi tegin viimati, aga siis ma sain mingi, et sain aru ja tead, see lapsed tegi ühte või mina ise tegin mängu, see riided, mul oli selline riides selline toru, kus lapsed poevad võidu läbi. Keskenduge nüüd, tüdrukud, keskenduge nüüd. Ja ma vaatan, ma vahepeal joon siis, kui nad rahunevad. Suhkru vette äkki kus tooma. Nii. Ja siis see toru oli. See oli see, et pidi nagu võidu läbi jooksma, läbi roomama sealt. Ja siis ma näitasin lastele ette, ja siis ma ronisin väikse jänkupoisina sinna toru sisse, aga kaks mingisugust tüüpi, mingi 10-12 nad tegid minust kommi, ühelt poolt kinni ja teiselt poolt kinni. Ja siis ma olin seal kommi sees ja siis ma tundsin, kuidas mul hakkab nagu kerima. Siis ma lihtsalt surusin, panin niimoodi põlved ja käed lükkasin vasta maad. Ma lihtsalt tulin sealt torust välja, nagu Jim Carrey vaata sealt ninasalviku tagumikust pistis pea välja. Siis ma sellest toru, see toru rebenes, siis ma tulin välja, jänku kargas välja sellest toru seest. Ja siis ma olin nagu ikkagi, muidugi ma olin maru vihane olin. Aga siis ma nagu muidugi, hästi tore mängime veel, eks. Aga siis te uuesti rääksite? Ei teinud rohkem, see toru oli katki siis. Aga ma lõpetasin selle pulli ära, sest mingi hetk ma avastasin, lapsed on hullud tropid, nad hakkasid lööma mind, sabast kiskuma ja edasi, siis ma sain aru, et see... Ühesõnaga, sul enam seda kostüümi ei ole? On olemas. Jaa, ma olen mingi tüdrukut õhtul käinud sellega. Ja on tahetud väikest jänkupoissi.
aga samas on see, et näiteks ei ole, kui ma olen kusagil rahva seas või liftis jään kinni, see on jumala poogen. Aga mul on see, et kui ma olen nagu ise kuidagi kinni, näiteks minul ei saa mingit käeraudadega mängu teha, et siis on kõik kööga. Näiteks isegi meil politseiõppustel on, et noh, me vahetab peab ise mängima kurjategijad. Ja mul ka ühe lõpusel ka pandi käed raudu, pidin lamama põranda peal, siis ma ütlesin ka oodod, teeke lahti ja muidu mul läheb käest ära asi. Et klaustrofoobia on kindlasti üks nendest. Kas on veel midagi? Või? Peale Jenkupoisi või? Ei tahaks küsida, kas klaustrofoobia oli enne või oli Jenkupois? Kas see? Jenkupois ei ole klaustrofoobia, Jenkupois on Jenkupois. Aga see Jenkupoisiga, ma annan see klaustrofoobia mul ka sukeldumisel sama teema. Et kui ma lähen sukelduma, ma võin sukelduda 40 meetri sügavusele, et aga kui ma lähen vette, siis ma kõigepealt laskun korraks 5 meetri peale, siis ootan, tulen tagasi üles. Panen pea vee pinna peale ja siis hakkan alla minema. Mul on vaja korraks saada sõbraks nende veega. Käeroodadega ma sõbraks pole saanud niimoodi. Aga pead mingis muus olukorras katsetama? Nagu teist värvi käeraod. Teist värvi käeraod, jah. Nii, ja siit lähme edasi. Üks hea mõte, mis sind toetab elus? Üks hea mõte? Tegelikult see tuleb selle sama, mis ma vahepeal ütlesin, et ma elan selle teadmisega, et ma elan ühe korra elus. Et see ongi see, et ma ei lükka asju edasi, ma ei kogu midagi, et seda tulevikus hakata kasutama. Et kõik, mis mul täna on, muidugi ma kogun selles mõttes, ma investeerin ja selle teadmisega ma elan, et ega tulevikus oleks olemas mul ikkagi kapitali. Aga see, et ma tahan elu nautida. Et see on loomulikult on see, et minu eluring ei ole standardne, ei ole mudelite järgi, eks, et kuna ma saan 50 jaanuaris ja mul pole lapsi ja mul pole perekonda, siis ma olen loomulikult, ma olen nagu standarditest olen nagu eemale läinud, et seda muidugi oma vanematel on väga raske seletada ja muidugi ma üritan neile seletada, aga nad ei saa aru siia. Ema ei saa aru, isa ütles alati, et tee mis tahad. Peas, et see kurja ei tee. Et see elu standardist välja elamine, ehk ma olen elanud nii, nagu mina tahan elada. Ma ei ela nii, nagu ühiskond ette näeb. Et see on ka võib-olla see julgus selle koha pealt, et ma ei abiellu selleks, et peab abielluma. Ma ei tee lapsi selleks, et peab lapsi tegema. Ma teen siis, kui mul tuleb see õige inimene, see õige tunne peale ja samamoodi ka abieluga, eks, et ma abiellun siis, kui mul on see õige inimene ja tuleb see õige inimene ette. Ma ei taha teha nii, nagu ühiskond teeb. Et see tegelikult on see alkoholi ja suitsetamise teema ka, eks, et eks ma kunagi ma olin mitte mässaja, aga samas ma olin hästi tagasihoidlik ja mingi aeg võtsin ka otsuse vastu, et ma alkoholi ei tarbi. Ja siis tuligi see otsus ja ongi, tänaseni ma pole tilkegi joonud alkoholi, ja see oligi julgus selle hetkel, ma ise imestan, et see julgus tuli, kuna oleks ma olnud siis nagu selline tegija. Kaugelt sellest ma olin hästi tagasihoidlik, hästi vaikne, ja muidugi tänu sellele otsusele selline 18-20, isegi varem, ikkagi varem. Ma sain väga tugevasti tunda, mis tähendab olla teistsugune. Mõtle, kui see, kus ei tarbi alkoholi, sa ei tee suitsu, sa oled teistsugune, sa oled friik. Ja see oli ka see, kuidas siin nagu, mitte ei tõrjuta, aga ei võeta omaks seltskondades. Vaat ikkagi, ma ei tea, tuleb mingi grupipidu, et siis paneme natuke tinunni. Et see võib-olla ongi see elus saatnud mind, et ma teen nii, nagu mina tahan, et asjad oleksid. Mõne koha pealt on takistus see olnud, eks. See on takistus selle koha pealt olnud, et vaata, mis asi on ego. Ego on, mõni ütleb, et see on nii ego, aga ego, kui sul egot ei ole, siis sa ei saakski eksisteerida ju. Vaata see, et sama asi on see, et kõigepealt ma pean armastama iseennast, ehk minu enda ego, eks. Ma armastan iseennast, siis ma saan anda teistele välja seda. Ja minuga on sellega kõik täna väga hästi, aga tulebki mängu see, et minu üks hirmudest, mis ma tegelikult ka mainin, on see, et on hirm vananeda üksinda teatud mõttes. Ja see, milles see väljendab, on see, et see on üldse hästi kummaline, see sõpruse teema tuleb mulle mängu. See on minu elu viimase 20-30 aasta kõige suurem küsimus on see, et miks mul ei ole sõpru? Miks ma ei suuda hoida nagu lähedasi inimesi? Nii sõpru, elukaaslasi ja nii edasi.
ja alguses mõtlesin, et see ei ole minus, see asi, aga see on minus. See on väga tugevasti minus. Ja see on, näiteks kui mul küsida, et mul ei ole ühtegi sõpra lapsepõlvest, lasteaiast, üheski koolist, töökohast üks inimene on, kuna me teeme ühist äri, eks. Ja see on, ma küsin enda käest, aga miks see nii on? Ja mõne koha pealt ma saan aru, et see on olnud selline jällegi sama asi, et julgus olla see, kes oled. Et ma ei tee midagi selleks, et meeldida kellegile. Ma tahan meeldida iseendale kõigepealt. Ja võib-olla see nagu naiste elukaaste koha pealt on sama asi, et võib-olla ma olen olnud see, kes ma olen ja ma pole läinud nagu talde lakkuma kellegi juurde, eks, ja ma olen see, kes ma olen. Et sa vaata elukaastega see, et või abikaasadega, eks, et kui me oleme abielus või kooselus, me oleme tegelikult nagu äriühing, meil on 50% õiguseid. Ei ole see, et sul on rohkem ja mul on vähem, eks. See on loomulikult on... Minuga abielludes muidugi oleks nii, et mul on rohkem. Lihtsalt vahemärkust, nii, las edasi. Selle kohe panen valget. See muidugi on valdkonnad, eks, et selles mõttes, kui on vaja osta 2 plaati, muusikaplaati, palun väga osta, eks. Kui ma osta uus muruniiduk, võib-olla see on minu poolt need aktsiad rohkem sellel hetkel. Et see elu on selline. Aga kas ma saan aru, et näiteks see laste pere teema, see ei ole olnud ka mingil hetkel selline teadlik otsus, et olin 30, otsustasin, et mina tahan üksi ja mina lapsi saada ei taha, vaid kuidagi elu on läinud. Elu on läinud nii. See ei ole see, et ma olen võtnud selle seisukoha, eks, et kunagi muidugi oli see, et kui 20 või 22 oli nii, selleks ajaks hakkasin plaanima, selleks ajaks on perekond, selleks ajaks on blablabla. Ma mäletan, ma elasin Õismäel, siis ma tegin iga aastavahetus, ma tegin Õismäel selle kõige suurema ringi, Õismäe Rõngras linn, eks tegin ringi, siis ma alati nagu mõtlesin, mis oli ja mis võiks tulla. Aga tead, ma sain iga jumala aasta sain aru, et pagan, see asjad ei lähe nii, nagu ma soovin. Ja siis mingi hetk mõtlesin, aga lasen minna. Et ma ei otsi teadlikult kedagi, ma ei... et vaata, kui sa hakkad otsima, siis võib-olla lähebki lappesse, eks. Siis tuleb see sunduslik värk peale, et kõik on juba seal elukaas, kõigil on lapsed, ma pean ka. Ma ei pea. Kus see kirjas on, et ma pean? Ma elan nii, nagu ma tahan elada. Selles mõttes, et see laste teema on ka see, et muidugi mingi hetk oli nagu hästi kurb, et nagu ei olnud lapsi, siis täna on, kuidas ma ütlen, elu läheb nii, nagu läheb. Kui tuleb, siis tuleb, kui ei tule, siis ei tule. Maakeral on nagu nii 8,2 miljardit inimest, taluvuspiiri on paar miljardit vähem, eks. Ja minu sõber ütles selle peale, kellel on 6 last, ütles, teate nii, teeme nii, et 3 on sinu, 3 on minu. Et siis on nagu selles mõttes ühiskonna silmis on ikka balanssis. Sa natuke vastasid juba ette, aga tegelikult ma tahtsin küsida, et kuidas sa selle teadmatusega toime tuled, sest see on väga suur teema inimestele. Millise teadmatusega? Just see laste ja pere teema, et näiteks, et partnerit ei ole, aga tahaks, aga ma olen juba X nii vana, äkki, see on jälle mingi teema, mis just kui lõpuni ei allu oma kontrollile, et kas ma nüüd kohtan seda inimest või ei kohta ja et kuidas hakkama saada selle teadmatusega, et ma ei tea, kas nii jääbki, kas ma jäängi üksi, kas ma leian, kas ma ei leia, kas on lapsed, ei saagi lapsi. No vaata, kuna ma olen elanud elus väga palju üksinda, siis mul ei ole häda. Selles mõttes, et mul ei ole häda, et ma kindlasti pean kellegiga olema paari suhtes. Seda enam, et kuna ma seiklen ringi päris palju, ka see inimese rattarett, kui ma tean, see tuleb, see on aastane projekt, et kui ma tsikliga lähen, see on ka siuke pooleaastane projekt, et mitte see, et ma nüüd sellega kedagi hakkan hirmutama, et nii on tulemas, eks, et meremehe naine on ka tore olla ju, pool aastat on kodus, pool aastat ei ole kodus, eks. Aga ei, ma olen sellega leppinud, selles mõttes ma ütlen veel kord, et mul ei ole nagu häda, et kui inimene tuleb, siis tuleb ja nii ongi. Et jällegi on see, et kui ma hakkan nagu spetsiaalselt otsima ja ma pean olema kellega koos, sest kui võtame seda, mis on vaata juba meie esivanemad, et nad said ju kokku, abiellusid, tehti 3 last ja kui sa võtad seda 30 aastat hiljem, kas see oli see asi ikkagi samasugune, eks, et ei olnud. Et selleks ka tänapäeval ikkagi päris paljud ju lähevad lahku või lahutavad ja siis leitakse nagu uus inimene enda kõrvale. Et see on hästi klassikaline ja et võib-olla siis nagu mina ütlen selle peale, et üks liising sai läbi, tuleb uus liising võtta.
5-aastane liising sai läbi. See on nii huvitav, sinuga võiks muidugi kõikidel teemadel rääkida. Ma ei tea, kas see teadmatus on nagu õige saade, kus me ta kutsusime. Äkki ongi, sest see teadmatus on ju kogu aeg. Aga see ongi teadmatus, see sama asi, vaata see, et ega ongi teadmatus. Ma ütlen, et ma ei tea, kaua ma elan, eks. Ma ei tea seda, kui ma nüüd koju sõidan, et mis mul teel ette tuleb, eks. Ma ei tea, mis mul kodu sees ootamas. Sa ei tea, kuidas see saade lõpeb. Ma ei tea, kuidas see saade lõpeb. Mul koer on 13,4 aastat vana, iga hommiku ma lähen alla. Ma ei tea, kas ta elab või mitte, eks. Ja alati vaatad, mõmmis elad, yes! Jälle hästi läinud. Aga kuidas, nüüd ongi see küsimus, või kõige suurem küsimus, et sina, tundub, et nagu sina saad sellega pealt näha, eks ju, me ei näe su sisse, aga sa tuled selle teadmatusega nagu toime, aga väga paljudes inimestes tekitab see hoopis hirmu ja ärevust. Miks? Vaatad minu otsa nüüd. Ja me vaatame, sest sa oled ju spetsialist. Miks tekitab teadmatus hirmu? Küsimus on tõlgendustes. Nagu siin külaline meil suhtub juba hästi. Mina näiteks hakkasin mõtlema, issand, ma ka ikka ka ju ei tea palju asju, kuidas edasi ja mis. Aga sind kuulates mul ei ole ka mingit probleemi nagu. Aga ei olegi probleemi. Ei olegi probleemi. Täpselt see sama asi, nagu sa ütlesid, et mets on kõige turvalisem koht, kus olla, et mis mõttes, mida on seal karta seal öösel keset raba. Ja samal ajal, kui mu peas on mõtted, et appi seal on need loomad ja siis kõik need rästikud ja puugid, kes seal mind varitsevad, on ju, siis tekib hirm, et lõpuks hirm ja ärevus on tunded, mis tekivad meie kehasse mingite mõtete tagajärjel, et need mõtted on need tõlgendused, kuidas me mingit olukorda tõlgendame ja meie psüühika paraku pigem evolutsiooni käigus on ehitatud natuke sellise nagu negatiivse kallutusega, et me oleme pigem kaldume nägema ohtu. Et meil tuleb kergemini pähe see mõte, et äkki on ohtlik, et äkki see karu ikka on. Sest evolutsiooniliselt on olnud tähtis see, et me oleme pigem ettevaatlikud. Ja juba piisabki, et kui pähe tuleb see mõte, et äkki midagi halba juhtub, mis iganes kontekstis, mis iganes see halb siis on, siis meie keha juba reageerib hirmuga selle peale. Aga jälle tõlgenduse küsimus, et tõenäoliselt sina suudad leida neid tõlgendusi, et aga metsas on turvaline, aga ma saan ju hakkama, aga mul tegelikult on hästi, mis iganes seal. Positiivne mõtlemine. Aga see on inimeste jaoks see teadmatus, kas või see, et kui tulemas on meil ju mingid tormid või vihmad või üleujutused, et ka see on inimeste jaoks teadmatus. Muidugi on see, kus sa elad. Aga üks asi, mis ma siin praegu rääkisin, siis ma hakkasin mõtlema, et ja ka see sinu esimene küsimus nende hirmude kohta, eks. Siis vaata, ma ütlesin, üks asi on see üksinda vananemine, eks. Aga tegelikult mul on olnud päris pikka aega see üksilduse tunne. Ja see ongi, vaata ju, kui ma kellegi räägin, mis üksilduse tunne, eks, vaata, mis tööd sa teen. Aga sa isegi tead, see on tegelikult petlik. Et see on see tohutu maskiga töötamine, eks, et ma võin selle pulma või selle sündmus ära teha väga hästi, eks, aga kui ma see mikrofon ära panen, autos istun, see kõik muutub. Ja see üksilduse tunne ongi tulnudki sellest, et see minu töö on tegelikult sõpru eemale pärssiv. See on selle koha pealt, et kui kellelgi on mingi sünnipäev või mingi üritus, ta teab, et mind nädalavahetusel pole. Ja see ongi tegelikult see juba nagu nende 20 aasta jooksul on sisse juurdunud lausa see. Ja mõne koha peal, mis ma olen nagu tähendanud ka see, et näiteks kui keegi tuleb külla, siis ma mingi hakkan ootama, et nad läheks ära. Samas ma ise nagu kordan, et nagu üksik olla, eks. Just. Et kuidas sa tegeled sellega, et sa ei taha nagu üksi vananeda, aga mis sa nagu siis teed selle jaoks, et... Ma elan teadmatuses. Ma ei tea, mis teha. Ja seal on, muidugi jällegi, kui ma hakkan nagu spetsiaalselt endale valetama, et hakkan tegema nagu selliseid kohtumisõhtuid oma sõpradega kuskil, et ma käisin ühel sünnipäeval hiljaaegu ja siis mul oli ka mingi aeg, et ma tulin vist mingi 10-11 tulin ära, sest et mul oli ebamugav oli lõppkokku. Mitte kõige austusest sõbraga vastu, aga ma tunnen ennast tööl olevana. Ma tunnen ennast tööl olevana ka sõbra sünnipäeval. See minu jaoks, vaata, see on see,
ma lähen sinna peole, seal on söök, seal on muusika, kui õhtujuhti ei polnud seal, aga kuidagi nagu ja ma mäletan, ma käisin seal, see oli ühes kohas, kus oli nagu, need vanad taluvaremed olid nagu lähikonnas, ma läksin jalutama. Ma tundsin ennast nende vanade taluvaremete vahel väga-väga hästi. Kuna see oli vaikus, ma olin nagu üksinda seal ja kui ma peaks valima, jällegi kui ma peaks valima, et kas ma lähen kusagile üksinda rappa seiklema või ma olen kusagil rahvaga mingisugusel sündmusel, siis ma pigem valiksin selle esimese. Nii tore, see annab mulle natukene sükest praegu, mul on sama see, et sa oled hästi palju inimeste seas ja annad kontserte ja kogu aeg ümbritsed ja siis kõik arvad, et sa oled nagu super sotsiaalne ja ma just enda raamatus kirjutan, mulle tundub, et ma olen nagu kapi introvert tegelikult, et mulle räigelt meeldib üksi olla ja ma valiks, mul just tuli meelde sünnipäeval oli kui ma olin vist 12, sõbrad olid kokku kutsutud, aga siis ma läksin üles magama ja siis nemad pidutsesid, mina magasin üleval, et kuidagi, et see on okei, see valida omamoodi, aga samas, kui sul, jällegi ma tahaks küsida, aga kui sul on see kahetsus kõrval või see hirm, et üksi vananeda ja samas sa ise ei tee midagi ka selle jaoks, et seda hirmu. Jällegi, mis asi on hirm? See ei ole nii, et ma nagu värisen, eks, oled seal sõbra sünnipäeval ja värised. Mul ei ole, vaata, sellega ma ütlen niipidi, et mul ei ole probleem olla üksinda, eks, mitte mingi probleem. Ma saan väga hästi üksin hakkama, ma saan väga hästi oma kodus hakkama, majanduslikult hakkama, et mul ei ole vaja kedagi selleks, et sellist tüüpi üksindust nagu leevendada, eks. Aga just on vastupidi, et on see, et ma saan väga hästi üksinda hakkama, aga ma ei taha olla üksinda. Ma ei karda üksindust. Et selles mõttes see on okei. Ta lihtsalt on see, kui sa teinekord nagu ise hakkan mõtlema selle peale, siis ta mingi hetk tõmbab nagu korraks kurvaks, aga siis on see, et vaatame edasi, mis saab. Mis puudub sellise introverti, siis mulle on öeldud selle kohta üks väga tark naine, kellele ma läksin ka pika loo maha. Tema ütles nii, et ma olen sügav introvert, õppinud ekstravert. Tänu sellele tööle. Nii. Mul on nii palju mõtteid, aga ma nii kardan, et me lähme kaugele. Ma toon selle introverdi koha pealt oli selle, et lapsepõlves, nagu ma ütlesin, ema oli mures minu pärast, et kui ta õismel viis mind hoovis, ma võisin seista tundide 5 öö koha peal, ma ei suhelnud kellegagi. Tema oli mure see, et kuidas ma tulevikus hakkama saan inimestega. Et ta oli mure selle koha pealt ja ma olingi hästi nagu tagasi, hästi vaikne, aga kõik muutus selline 15 mingi hetk hakkas muutuma. Ja tegelikult täna, kui ma olen nagu analüüsinud ka kas või omaenda käitumist, nagu töid, siis mulle tohutub meeldib tähelepanu. Aga ma olen aru saanud seda, et ma sellega teatud mõttes kompenseerin oma lapsepõlve. Kui lapsepõlves ma ei saanud tähelepanu. Meie koolist, perekond oli meil selline traditsionaalne, selline kus väga ei kallistatud ja selline, see tähelepanu polnud, eks. Et selles kõik on nagu, väga, väga lugupärane oma emast isast, eks, aga lihtsalt on see, et see nagu sellist, nagu, kuidas ma ütlen, siis sellist, tähelepanu ei olnud. Ja täna ma tegelikult tunnen seda, et ma sellega saan nagu oma tähelepanu vajaduse tagasi, mis ma lapsepõlvest saamata jäi. Ja samas, kui lihtsasti see võib selles mõttes backfire'ida, endale jalga tulistada. Vaata, kuidas sul see tõlge praegu välja. Et meil kuidagi jääb see, et ma pean selle välja teenima ja nüüd ma teen midagi, et kust ma just kui saangi seda tähelepanu ja kui lihtsasti on see, meie pea seda üldistab ju kõigile inimsuhetele, et näed, et suhted toimivadki niimoodi, et ma pean midagi tegema selleks, et saada tähelepanu. Ja siis kohe need suhted muutuvad hästi-hästi koormavaks. Ja muidugi ma ei tee seda teadlikult, et mul tegelikult iseenesest meeldib, kui ma võtan mikrofoni kätte, mulle väga meeldib rääkida ja see on ju töö ja mulle väga meeldib seda tööd teha. Aga just on see, et selle vabal ajal, et siis ma pigem olen üksinda. Saate teema. Nii, oota, mis see saate teema meil oli? Teadmatus. Ühesõnaga, see on teadmatus. Mina olen sellest, kui ma varem ikkagi
ma arvan, pigem tekitas see ka minus ärevust ja ma olen ikka selline, ma tahaks ikka kõike kontrollida. Ma arvan, paljud on sellised. Ei või? Ei? Keegi ei nooguta. Samas, teadmatus praegu, kui võtame, mis ühiskonnas toimub. Praegu on see kogu selle maailma poolt on suur teadmatus, et ka meie selle koleda idanaabri pärast ja keegi ju ei tea, mis tulemas on. Ja see, aga siin jällegi on see, et jah, see on teadmatus, aga me peame olema valmis selleks. Et ka mina olen valmis, ma tean täpselt, mida ma teen, kui peaks jamaks minema. Vaat see oligi minu küsimus, et teadmatus võib olla, aga esiteks, et mis mina olen mõtlen, et ta ei tapa ja teiseks saad ikkagi mingeid asju nagu läbi mõelda enda jaoks, et see sama tegelikult sõjateema on viimasel ajal jälle väga aktuaalne ja ka, nagu ma mõtlen just nagu sõprusringkonnas ja räägitakse, et mida siis, kuidas sa vähendad seda teadmatust, kuidas sa vähendad seda ärevust? No kas või see küsimus, et kui te teate näiteks, et poole aasta pärast läheb asi jamaks siin riigis, mis te teete? Mis on teie käigud? Kas sina tead või? Muidugi tean, jaa. Kas sa tahad jagada ka või? Ja mina toon vanemad enda juurde koera hoidma ja mina olen politseiga välja nii-öelda sõjaolukorras. Mul on väga hästi teada, mis ma teen. Su vanemad teavad ka seda või? Ja. Ja samas on see, et ka naabritega ma olen rääkinud ja paljude sõpradega ja muidugi osad, kes ütlevad ikkagi nemad panevad minema siit, on teised, kes ütlevad, mina jään, on neid, kes ütlevad, mina lähen rindele, naabrinaisi ütlesid, mina üks oskab süüa teha, teine oskab siduda. Et tagalas on väga palju abi vaja. Et see ei tähenda alati see, et kui on sõda, et siis ma pean olema kuskil kaevikus püssiga. Et seda tagala tööd on nii palju. Mõtle, kui ikkagi väsinud sõdurid tulevad kasarmusse, siis sa laulad neile. Mängin torupilli. Ta mängib torupilli. Palun lõpeta. Jah. Võin tagasi minna sinna. Just nimelt, see ongi see motivatsioon, kuidas rindele tagasi saata. Kas sa tead, et tegelikult arhiivis on selline lugu, et kunagi torupillimängijad vabastasid Eesti, sest öösel siis, kui vaenlane magas, siis koguti kokku kõik torupillimängijad, aga vanasti iga mees tegi omale ise torupilli. No naised üldse ei mänginud torupilli, aga iga mees tegi ise ja see kõlas erinevalt ja siis nad hakkasid öösel mängima ja see oli nii õudne heli, et vaenlane põgenes. Et mul on ka taktika olemas. Aga sinu peast saatmegi siis Narva. Ja mõne torupillimängija veel. Sul ka plaani olemas. Uudise künnist ületav kohe, mis ma... Jälle uudise künnis. Aga me rääkisime ka seda Dagmariga siin, kui me valmistasime seda saadet, et kui paljudel inimestel on teadmatus ja uurisime, et tegelikult kõikidel mingit moodi, tänapäeval täpselt see teadmatus, mis edasi saab, kas või suurel, riigi tasandil ja me jõudsime sellele, et kõik kannatavad teadmatuse all. Jah, nii palju kui on rahvaarv. Lihtsalt ongi see suhtumine, et kuidas keegi suhtub, et kas see teadmatus on miski, mis annab võimaluse näiteks kogeda kuidagi midagi teistmoodi, uut, oled avatud silmadega, et kas oot, aga mis sealt siis tuleb või on vastupidi kogu aeg see hirm ja ärevus seal taga? Ikka see, et kas see teadmatus on, et mis ma ennustan, et saab. Kas ma ennustan see, et saab midagi väga kohutavat ja halba või ma ennustan, et midagi lahedat ja huvitavat? Ma mõtle, kui igav oleks see, kui ma teaksin täpselt ette oma elu. Null põnevust, null elevust, null lootusärevust. Kui kõik, kui ma tean, et minu elu järgmised 10 aastat võtan nagu sellise äriplaani ette, kus on kõik SWOT ka ära tehtud, ma tean täpselt, mis mul nagu elu sees ootamas on, et see oleks väga igav. Tõsi? Ma tahaks korraks suunata vestlust, kui tohib, seda mainisid ka kontrolli ja eks ta on hirm on teadmatus ja see, kuidas me vähendame teadmatust, on infoga ja see sisuliselt annabki selle kontrolli, et ma ise juhin, mis annab mulle jälle ühesõnaga, see on siuke, annab info, vähendab hirmu. Ja tervis on üks väga-väga suur teema, kus meil on väga palju teadmatust ja väga vähe kontrolli. Sest ma teen, mis ma teen, ma ei saa midagi näha, mis mu sees toimub, kuidas mu sees asjadega on, ma ei saa juhtida seda, mis teeb minu süda või kopsud või mingid muud kehaosad, elundid. Kuidas toime tuled? Tervisega seonduva teadmatusega. Vaata, tervisega on nii, et väga hea on elada teadmatuses. Selles mõttes, et ma parem ei lähe kontrolli, ma parem ei taha teada, mis mul viga on. Ja minul on 2,5 aastat, 3 aastat tagasi on teada, mul on eesnärmevähk ja see on siiamaani alles. Aga kui ma poleks läinud kontrolli, ma oleks elanud teadmatuses ja selle teadmisega kõik on hästi. Aga tänu sellele, et
ma käisin ära, et ma sain teada, siis ma muutsin ka teatud mõttes oma elu. Et esiteks ma tõin tagasi väga konkreetselt ikkagi une teema, et ikkagi see 8 tundi ma iga päev ikkagi tahan täis magada. Samuti ka toitumise koha pealt tulid mängu teatud asja, mida ma nüüd tarbin või mida ma ei tarbi, eks. Et selle teadmatuse ma tõmbasin nagu maha, et ma ikkagi käin ka pidevalt tervisekontrollis, et teen seda terviseauditit iga 2 aasta tagant. See on teadmatus, mida ma ei taha, et mul oleks. Ma ikkagi tahan teada, mis mul on. Sest meil on ju see probleem, et kui Eesti mees on see probleem. Tema ei lähe kontrolli. Õige! Oota, me ei lähe kontrolli. Eesti mees on probleem. Yes. Ma ütlen igasse kaamerasse praegu. Sellepärast, et tema ei taha käia kontrollis. Et mul ka arst on rääkinud, mismoodi naised on kinkinud need terviseauditid või edasi. Ja mees ei lähe, ütleb, minuga on kõik korras. Ja kui läheb arsti juurde, siis mul arst rääkis, et tal oli eelmine aasta 2 meest, kes tulid, ütlesid, mõlemad lõid rusikaga vastu rinda, ütlesid, mul on terve kui purikas. Arst vaatab tulemustele peale, mehed te pidid teile juba infarkti saama. Et kõik näidud on punases ja see ongi see, et miks 40-ndate teine pool 50-ndate algus on nii palju mehi sureb. Et see annab ikka päris korraliku laksu neile. Ja näiteks, miks, seda võiks võrrelda võib-olla ka sellega, et miks mees võiks käia kontrollis, et kui mehel on auto, see auto tuleb hoolduse märk ette, kohe läheb. Ta helistab kohe paaniliselt, sest muidu läheb auto ju katki. Siis ma küsin ka, et aga kas autol on midagi viga, et sa viita kontrolli? Ei ole, aga ikka lähed hooldusesse. Eks? Sama asi on ka endaga, et mul ei ole midagi viga, aga ma lähen teen ikkagi kontrolli ära. Seda enam, et kui sa oled ikkagi 40+ mees, et siis sa nagu võiks seda teha ikka. Aga kuidas selles mõttes, et ühest küljest tõi see teadmine, et sa käisid kontrollis, said teada, mis on, tõi sulle mingi selguse, aga samas ka ju teadmatust, et kuidas edasi? Ja. Kuidas sa sellega hakkama saad? Mul oli esimene päev, kui ma sain teada, et mul see vähk on, siis oligi natuke sükke, et oota, mis edasi saab. Aga mul tekkis, mäletan, tohutu eluisu. Mina ütlesin vähile nii. Me võime koos eksisteerida. Praegu ma olengi vaatluse all, järelvaatluse all, et mul pole midagi tehtud. Ma ütlesin, jah, me võime koos elada, aga mina tahan elada. Ja tegelikult täna ongi see, et ma olen nüüd vaatame, mis nad tegema hakkavad selle vähiga, eks. Aga ma leppisin kohe endaga kokku, et mina tahan elada ja kogu lugu. Mis see tähendab, see tohutu eluisu? Mis siis nagu muutus? See elu, vaata, paljude on inimesi, kes, kui saavad teada, et tal on vähk, annavad kohe alla. Ja nüüd on kõik läbi ja on inimesi juba suremiseks. Ja inimesi, kes hakkavad siis veel rohkem ennast põletama. Sest et nagu nii sulen ära, mis me ikkagi siin enam tahame elada. Aga mul oli vastupidi. Ma hakkasin veelgi tervislikumaks ja püüdsin siis nii-öelda vähiga kokkuleppe saavutada. Aga kuna ma saan aru, et sa olid ju enne ka päris tervislik ja tegid sporti ja ei olnud alkoholi ja. Aga kas seda hetke ei käinud peast läbi, et kurat küll, aga ma olen ju kõik teinud ikka nagu mina saan. Oleks ju võinud pummeldada kogu selle aja, on ju. Ei ole. Väga tihti on niimoodi olnud, kus mingisugused head inimesed surevad eest ära, eks, et samas, no ma ju näen politseis, mismoodi inimesed, kes on need alkohoolikud, kes magavad talvel lume sees ja läbi märjad ja nad ei saa isegi nohu mitte, sest et ükski patsill ei taha elada sellises kehas. Ja nii ongi. Et ma, see tervisega on jah, et ma ikkagi hoian ennast ja võib-olla ongi see, et eks see teistpidi jällegi, et see, kui mõtle, kui ma iga pulm oleks pidanud jooma ka alkoholi veel ja siis oleks nagu elu praegu teistsugune. Ma arvan, me räägiks teises saates. Mis saade see oleks? No ei teagi, võib-olla mitte selles podcastis. Aga meil on siin on ka mõned spetsiifilisemad küsimused meie siis vaatajatelt, kuulajatelt, et kuidas näiteks toime tulla selle, kui sa oled aasta aega töötu ja ei tea, millal uuesti tööle saad? Mõtteid teadmatuse eksperdil. Sina too. Ma toon toreda näite. Oli COVID. Nii. Ja kõik ju meelelahutus ju oli sul on omast käest võtta mingi. Ja, oli nullis. Mitte, et mul oleks olnud finantsilisi probleeme, aga mul hakkas igav. Ja siis 2 sõbraga, kes olid ka nagu lõi ka jalad ära, mõtlesime, mis me teeme. Me tegime 3-kuulise projekti.
me sõitsime 3 kuud Bolti taksot. Okei. Ja pean ütlema, esiteks, kui põnev see oli. Me viisime autod ja kõik seda mupost näitasime ette ja kõik. Mäletan, esimest sõitu, see oli nii ärevus, sest nagu läks kohtingule. Ikka tuli esimene tellimus ja ma olin näed hästi viks ja viisakas ja selle 3 kuu kokkuvõttes saan öelda nii palju, et kui sul on korralik auto, mis vastab nõuetele, siis ja kui sa tahad sõita, ma sõitsin ainult võib-olla õhtu mingi 2-3 tundi ja hommiku võib-olla 2-3 tundi ja ütleme selline 2 tonni kätte saada pole mitte mingi probleeme. Ehk et see inimene, kes ütleb, et tal pole tööd, siis see on juba enda laiskuse teema. Tegelikult on tööd on olemas turul. On olemas muidugi inimesi, kes ütlevad, aga selle taseme ma ei lähe lihtsalt. Vaata, siis sa vaata ise reeglisse. See on 2 varianti. Kas sa saad midagi või mitte midagi. Et see on 2 varianti. Ehk ma ütlen, et tööd on ja ütleme mina olen selle üle elanud, selle hetke. Aga siis ma saan aru, et kui ma tahan, siis ma leian tööd iga kell. See on huvitav, minul on sama mõtteviis tulnud kaasa nagu kuidagi terve elu olnud, et kui ma siis nüüd ei ole laval enam, tähendab, ma praegu olen laval, aga kui ma ei peaks olema, siis ma ei tea, küll ma leian midagi. Ma ei tea isegi, kuidas see on, kuidas ikka kuidagi kodus... Torupilli matkada? Kes sinna tuleb? Kas sa hakkad müüma torupilli matkasid? Mõtle, kus ongi raba hommikul. Seal me hakkame minema ja kuuleme, mismoodi sealt raba selle saare peal see platvorm, mismoodi torupilli muusikaga paiksled pihta. See ei kõla nii. Aga okei, aga ma olen avatud ideedele. Küsimus, kuidas saada üle hirmust proovida uusi asju? Sest on see tunne, et kukun läbi, olen koba, kõik teised on osavamad. Need ei ole tunded, need on mõtted sinu peas. Et kui on see olukord, kus peaks tegema midagi uut, siis sul pähe tulevad need mõtted, et kõik vaatavad ja ma olen koba ja ma ei saa hakkama. Mõtted on lihtsalt mõtted, need on mingid sellised sinu pea nagu, ütleme, protsessi tulemusena tekkinud mingid suvalised järeldused, mis lihtsalt tekitavad mingit ebamugavat tunnet. Aga kuidas algus oli, et kuidas saada üle hirmust? Kuidas saada üle hirmust harjutades? Hirm on teadmatus, vähenda teadmatust nii palju, kui on võimalik, selle piirini, mis on võimalik ja sealt edasi, ma ütleks, et ebamugavus on harjutatav. Just on täiesti võimalik harjutada ennast ebamugavate olukordadega ja alustadagi sellistest lihtsatest käepärastest võimalustest. Külaline ütleb ka. Ja palun. Ma olen tähendanud seda, et kui kas siis need mingid üritused on või ka tuttavatega ja kui me teeme midagi, mis on natukene võib-olla uus ja see asi võib olla, me ei tea selle asja tulemust, siis ma olen tähendanud seda, et ka suvepäevadel või kus iganes veel inimestel on hirm jääda häbisse. Ta ebaõnnestub. Ta kukub, ta on liiga aeglane, ta ennast määrib ära, inimesed võib-olla naeravad ja nii edasi. Et see ongi nagu see selline häbitunne tuleb inimestel sisse. Aga ma olen öelnud ka, et kui sa ei proovi, sa ei tea ju seda. Kui proovi ära, saad teada ja kui mõni naerab, las ta naerab. Ära lase endas seda. Aga see häbitunne, kas see ei ole ka hästi nagu lihtsalt meie enda see tunne, et teised ju üldse, mina ei vaata näiteks neid inimesi, kes proovivad ja ma ei tea, seal kukuvad või ei saa hakkama, mitte kuidagi nagu halvemini, aga kui ma ise peaks mingit asja, siis teinekord võib endal tekkida mingit asja, mis on näiteks, ma käisin näiteks postitantsu proovimas eelmine aasta, no üldse ei ole minu teema, aga see tundus, kuidagi ikkagi oli see tunne, nüüd ma ei saa nagu, ei saa hakkama ja tekkis enda sees on ju, kuigi seal oli veel terve kamp, kes ei saanud hakkama on ju. No kunagi ma käisin... Teisi ma ei vaadanud niimoodi. Võeti kaasa mind hot yoga. Joppenpuh, see oli esiteks tohutud palav oli seal ja ma ei paindu. Ja mul oli lõbuse, kuigi ma olin ikkagi suht väärakas nende jaoks. Ja mul oli väga lõbus, ma panin nii palju ennast kokku, kui suutsin panna ja teadsin, et see, mul peaks olema võib-olla häbi, aga mul ei olnud häbi. Ma tegin nii palju, kui ma oskasin. Ja see on sama asi, et iga asjaga ma teen nii palju, kui ma oskan.
Ja vahel see on nii paradoksaalne minu meelest, et no vaat, et siis ma olen seal ja mõtlen neid mõtteid, et ma ei saa ja ei oska, juba piinlik ja need mõtted mu peas tekitavad kõike seda ebamugavat ebakindlust, seda piinlikkust võib-olla juba natuke nagu ette, seda ärevust juba ette, mis on suht ebamugavad tunded. Olukorras, kus kui me mõtleme, et näiteks, et vahel kõige hullem, mis saab juhtuda, ongi see, et ma ei tea, korraks on piinlik, et korraks on ebamugav tunne. Ehk siis ma olen valmis taluma seda ebamugavat ärevust nagu palju, nagu kuude vahel aastate viisi, sellepärast, et ma kaardan, et äkki, mis ei ole isegi 100% tõenäosus, aga äkki mul on korraks selles hetkes natuke piinlik. Aga see ongi hetkel või see äkki. Kunagi Ita Ever ütles niimoodi, et kui tema läheb lavale ja kui ta ei tunne lavanärvi, kas korraks on asi valesti, ta peab korraks kas tundma. Et mul on ka vahel see, et kui ma lähen ja mul korraks on selline nagu tore ärevus on sees. Ma tean, et ma hakkan nautima kohe seda. Ja Ita ütles ka nii, et tal on ka mõnikord oli selline ärevus sees, aga see väga hästi. Et see on iga tegevuse, mis kui sa oled langevõrgu hüppama, usu mind, sul lennukis on ka kerge suke ärevus sees, aga alla hüppad juba siin hästi mõnus. Aga kuidas sina selle teadmatusega saad nüüd tööalaselt hakkama, et kui sa teed kõiki neid üritusi ja pulmi ja asju, et seal on ka ju nii palju muutuvaid faktoreid? Iga pulm on oma moodi, oma soodu. Kuigi mul on olemas oma selline skeem, et kuidas ma seda pulma juhin, aga ma ei tea inimesi, ma ei suuda inimesi, ma ei saa nende tunnete eest, nende emotsioonide eest, nende reageeringute eest vastutada. Kui see olukord ikkagi tuleb, siis on see olukord, mis on väljakutsuv olukord. Ehk kui see on mingi probleem, tort kukub ümber näiteks pulmas. Nii, on juhtunud või? On juhtunud ühes pulmas kindlasti. Ja toon see näite. See on jällegi selle väga hea teema selle koha pealt, selle ebaõnnestumise koha pealt, et mul tuleb siis pruut minu juurde, mitte nüüd nagu minu pruut, nagu pulmapruut. Tuleb minu juurde, ütleb, et tuleb ja nägu naerul. Ütleb, tule kaasa, ma ütlen midagi pulli sulle. Okei, läheme kööki, siis 3-korne tort, need kettad on kukkunud kõik külje peale. See tort on kogu konstruktsiooniga. Catering on muidugi kõrval valge, pruut naerab. Tellime jäätis kusagilt või? Siis ma vaatasin pruudile otsa, et ei tundnud nagu oleks nagu paanikas olnud. Siis lasime torditükid nagu panna sinna, tõsta laua peale. Okei, küljed olid sees, lõigati tükid valmis, pandi ladriku peale, pandi mingid maasikad, küünlad, šalala, kõik oli väga ilus. Ma küsisin pärast pruudi käest. Et tegelikult on see koht, kus 99% pruutides oleks olnud paanikas, kõik on läbi, pulm on rikutud. Ta ütles mulle, tead, Tõnis, tort on kõigest asi. Ma abiellusin mehega, mitte tordiga. Ja kui mees ütleks mulle ei, no siis ma võib-olla küll natuke kurbeks, aga on tort. Et see on sama asi elus, et me teinekord mõne täiesti tähtsatu asja pärast tekitame tohutu paanika. Ma olen näinud pulmast neid paanikaid väga palju. Aga kas, ma kohe viskan see küsimus vahele, ma mõtlen, et siis kui näiteks mina hakkan mingi tähtsusetute asjade pärast tekitama paanikat, siis tegelikult on probleem kuskil mujal. Mingi muu asi, väga suur asi on paigast ära, et kas samamoodi, et näiteks kas nende abielu püsib veel või? Sa ei pea statistikat sul üle Exceli tabelit, et kui sellised väiksed asjad tegelikult ei ole olulised, et kas siis tegelikult neil omavahel on väga hästi ja pulmades, kus juhtub, mingid väiksed asjad ajavad nii närvi, et äkki seal on hoopis mingi suhte Vaata, kui me ennem rääkisime seda, et meestes on probleem, eks, et vaata see, et siis pulmas on vähe teistpidi. Nii. See on naiste probleem. Need on pigem naiste probleemid kõik, meestel on täiesti ükskõike. Okay. Ja nemad tulevad lihtsalt flow'ga kaasa, ütlevad, ma tahan lihtsalt pidu nautida. Naised on nendest detailides kinni ja väga tihti tänu sellele, et nad on detailides kinni, nad keeravad iseenda pulma lihtsalt metsa. Et nad ei naudi seda pulma, nad on nagu sellised konverentsi korraldajad, kes jälgivad, et iga asi oleks nii ja naa, kõik peab perfektne olema. Ja viimased paar aastat ma ütlen ka alati igale noorbaarile, kui te lähete selle teadmisega pulma, et kõik peab laabuma ideaalselt, perfektselt, ma garanteerin, et ei laabu. See on nagu elugi. Siis ma küsin noorbäride käest, kas te olete olnud 10 aastat koos, kas tahate öelda, et teie abielu või see kooselu on möödunud briljantselt? Ei ole. Kellel tuleb välja, et nad on vahepeal isegi korraks lahku läinud, ikka mingid asjad, pulmaga sama asi. Ja eluga on nii, et me ju peame vahepeal laveerima, et tuleb mingisugune kivi ette, läheme vasakult, läheme paremalt, rollime üle, kaevame alt läbi. Aga me ei saa jääda kivi taha seisma nüüd, mis ma teen nüüd. Et see ongi see lahenduse leidmine. Ja see
see asi mulle tohutu meeldib elus. Lahenduste leidmine. Kui mul jääb takistus, siis ma vaatan kohe nii, mis ma teen nüüd? Mis ma tegema hakkan? Mina oleks selle oma pulma peaaegu niimoodi keeranud ka, et teisel päeval mind tähendab see pulmavaip, mis oli nagu pruutpaari selja taga, see oli pandud viltu. Ja mul oli nagu, kuidas on võimalik, et sa ei pane, et see nagu ei ole pruutpaari selja taga ja ma tõmbasin ka ikkagi draama korralikku. Et siis vist kuidagi see saadi nagu, ma lihtsalt ei saanud aru, et kuidas inimene nagu ise ei saanud aru. Ja siis see vist tehti korda ja läks kõik ilusti edasi, aga see täpselt see, et kui sa oled nagu detailides kinni, sa tahad seda, ma saan aru, et seda nagu perfektsust, vaata, sa oled oma peas välja mõtend, et võib-olla see on ka nagu üks asi, mis minu jaoks on täiesti muutunud nüüdseks, on see, et kui ma ärkan hommikul üles, ma tean, midagi juhtub. On mingid asju, mida ma kontrolli, nagu näiteks, kuidas see vestlus siin läheb, on ju. Ja ma nüüd vist peaaegu iga hommik mul käib korra olen see voodis, mõtlen, et okei, mitte, et kas täna midagi juhtub, niikuinii juhtub midagi ootamatut, millega ma ei ole arvestanud ja küsimus on, et mis see juhtub ja kuidas ma selle lahendan. Et sa oled juba valmis millekski nii, et midagi juhtub. Jah, see ongi nii, et sama see pulm on ka elu, et kui sa teed endale, et ma tahan, et elu läheks täpselt nii. Aga sul on nii palju muutujaid. Sul on inimesed, ilmastik ja väga palju asjad muutuvad su elus, et kas sa oled nagu valmis nendega toime tulema ja sama asi on ka selle, kui inimene abiellub või hakkab koos olema, kas see on teadmatus. Ja minu käest on küsitud läbi aegade, et mis meist saab. Ja kui mina ütlen selle lause, aga ma ei tea, mis meist saab, siis ma näen, mis inimene solvub. Tema, aga mida ta ootab? Ma mõtlesin, et pruutpaar tuleb sinuga enne pulma, küsib, et aga mis meist saab? Kuigi neid, ma olen vaadanud neid pruutpaare, kes teisel pool lauda istuvad, mõtlen, miks nad küll niimoodi koos on. Aga seda, et kui minu käest on küsitud ja et mis meist saab ja ütlen, et ma ei tea, mis meist saab, siis loomulikult on see, et teine pool ju ootab. Me oleme igavesti koos. Mingit kindlustunnet on ju? Ja kindlustunnet ootab. Aga ma ütlen ausalt, ma ei tea ju, eks. Mina olen mõtlenud sellest, vabandust, hingab siin mul kõrval, et teadmatusest ka nii, et aga mis on need asjad, mida mina saan kontrollida? Ma saan kontrollida seda, kui palju ma magan, kas ma liigun, mida ma oma kehasse panen, et kui ma muid asju ei saa, väliseid ja teisi inimesi, et siis, aga mida ma saan, et tegelikult need baasasjad, millele minu heaolu, vaimne, füüsiline tegelikult tugineb, et neid ma saan ju kontrollida. Me enne just salvestasime seksisaadet ja ma tahaks tsiteerida Liliani, kes minu meelest ütles nii toredasti, et kui lind lendab oksale, siis tema ei muretse selle pärast, et kas oks tema raskust kannab või ei kanna. Tema usaldab oma tiibu, et küll tiivad kannavad. Et ja ma just kuulasin sind ja mõtlesin, et vaata kui hästi, et saate lõpuks me saame vastuse, et miks või kuidas sa teadmatusega nii hästi toime tuled. Et sa ütlesid, sulle meeldib leida lahendusi. Et ma hakkan mõtlema, et okei, mida ma saan kontrollida või ehk siis mida ma saan lahendada, kuidas ma seda lahendan ja sealt edasi nagu usaldan ennast, mis siis ikka on. Ja siin on see sama asi, et muidugi, et vaata, igat asja ma ei saa lahendada ära, et nii nagu on see inimesed, kes minu ellu tulevad, et ma ei saa, tema pole takistus, et tema on see, kas ta tuleb minu ellu või mitte, et aga see, et kuidas ma oma enda eluga igapäevaselt hakkama saan, et seda küll saab väga hästi kontrollida ja tõesti endast takistustest väga edukalt mööda minna. Mul ei ole, vaata, see ongi see, et on inimesi, mul sõbral kunagi elukaastlane või abikaasa suri ära, tekkis paanika. Ta polnud kunagi olnud üksinda. Ja see oli, nagu ma nägin seda paanikat, siis ta leidis endale uue naise, kelle kes muidugi läks lörri see asi, sest ta on liiga ruttu, eks, et see asendus inimene. Et aga tuleb osata, vaata ongi see jällegi sama asi, kui ma iseennast ei armasta, iseendaga hakkama ei saa, siis ma ei saa hakkama kellegi teisega. Minu väide, võib-olla on see vale. Tead, me oleme siin arutanud ka seda erinevates osades, et see on nagu nii ja naa, et ühest küljest, et jah, et kas selleks, et näiteks minna suhtesse, pead endaga olema tohutus heas kohas, et siis sa oled väärt näiteks teist inimest või siis ka teinekord see suhe või see teine inimene võib sulle aidata mingitest rasketest olukordadest üle saada, et see on nii ja naa, aga ma olen nõus sellega ikkagi, et ka nagu paari suhtes
selleks ka, et seda teadmatust vähendada, see on tulnud minu emalt kindlasti, et kes oli minu isaga 20, 26, 27 aastat koos, ennem kui isa suri, et alati ei pea olema see, et sind näiteks jäetakse maha, vaid see, et teine inimene lahkub su kõrvalt ja mida siis teed, et kui sa oled olnud ainult teisele inimesele elanud näiteks ja kõike teete koos ja sul ei olegi oma hobisid, sõpru, et sul vajubki maailm ju kokku, et kuidagi ma olen oma emalt selle võtnud, et tal on nii palju muid tegemisi ja sõpru ja see on näiteks see, mis teda kindlasti hoidis ja kuidagi elus pärast isa surma. Ja vaata, siin ongi see, et meil on küll olemas, ütleme, kui kooselu on see kooselu elutee, aga meil on minu enda individuaalne elutee. Paljud unustavad selle ära. Nad elavad ainult selle ühel eluteel ja see ongi see, et mul ei ole hobisid, oma sõpru võib-olla või sellist oma enda üksinda aega. Nüüd ongi see, et kui see abielu või kooselu elutee läheb katki, siis on kõik metsas. Et sa oled mingi sõltuvussuhtes. Ja seda ma näen väga palju politseis. Et kui ikkagi mees annab oma naisele tou nii, et ninaluu on puruks, ma ütlesin ka, mine ära naisele, ta ei lähe. Siis ta ütles, kuhu ma lähen? Kuhu mul minna on? Nii, ma viskan ühe küsimuse veel siia lõppu, mis on kuulajalt ka, et 38 lasteta, suur rahulolematus töö, suhte ja rahaga ei oska, julge muuta, äkki saab hullem. Mis teha? Et äkki läheb hullemaks. Jah, äkki läheb hullemaks, jah. Kõik see. Ei julge mitte midagi muuta. Vaata, kui sa ei muuda, siis midagi ei muutu. Siis midagi ei muutugi. Sa ei teagi, sama asi. Aga mis sa tahad, siis üldse. Ja, see ongi see inimesed ei julge tihti ja neid muutusi teha. Mõnikord on vaja teha see vana hea lause, parem õudne lõpp kui lõputu õudus. Võta see ette kardinaalselt, aga muidugi, kui ta enda peaga seda muutma hakkab, võib-olla see ei ole kõige parem, et võta endale need uuri, võta spetsialistid, küsi ja tee ära see asi. Näed, meil on siin teine spetsialist. Kuna nii konkreetne vastus tuli, siis ma panen viimase küsimuse veel. Mul on hästi palju viimast küsimusi. Varsti 40, vallaline, lapsi pole, siiani ei tea, mida elus teha tahaksin. Kuidas edasi? Helistagu mulle. Oma jänku kostüümi päev. Mul on siin isegi su telefoninumber, kas loen ette. No võt sellele. Nii, see oli üks vastus ja ma võtan teised spetsialistid veel vastuse. Et kui te näiteks ei julge helistada, vaata. Et hästi paljud tänapäeval, kui mina otsin assistenti, siis mul number 1 oli tingimus oli see, et julgeb helistada. Nii. Nii. Siiani ei tea, mida elus teha tahaksin, kuidas edasi. Ma ei tea, mulle ikkagi tundub, et kõige ma ei tea, ainus jutumärkides vale asi, mida saab teha, on see, et sa jääd istuma ja ootama mingit ilmutust või mingit heurekat, mis tuleb maagiliselt seal kodus teki all sul Netflixi vaadates. Et lõpuks ikkagi mulle tundub, et see teadmine, mida ma tahan, keda ma tahan, kuidas ma tahan, tuleb elades ja kogedes läbi selle, et ma proovin ühte ja proovin teist ja uurin ja olen uudishimulik ja alles siis, kui ma käin mingit rada, siis saavad mingid võimalikud asjad nagu avaneda. Et kui ma istun seal staatiliselt üksi kodus, kuskil ei käi, midagi ei tee, midagi ei proovi, ei uuri, siis looginet ei tea. Samad on need hobid. Et kui sul on, ütleme see, mina käin kalal või käin sportimas või käin matkamas, ka see on see, mis aega täidab ja tegelikult nende tegevuste kaudu võivad tulla sul hoopis uued suunad, uued inimesed. See ongi see, mis aega täidab. Ega kui, ma võin öelda ka, et ma olen ka ju pea 50 valdaline, et ega ma ka ei tea, mis elust ette tuleb. Ma ei teagi. Ja see on see paralüüs, mulle tundub, kuhu inimesed jäävad, et vaata, kui jälle me jõuame selle muutuste teemani esimesse saatesse tagasi, mis me rääkisime, et ikka jälle kordub. Et me jääme nagu, et me ei taha, ma ei tea, ma ei lähe ülikooli sellepärast, et ma ei ole ju kindel, kas see on see, mida ma elu lõpuni teha tahan. Või ma igaks juhuks näiteks ei lähe, ma ei tea, ei kandideeri sinna tööle, sest et ma ei ole kindel, kas ma sellel ametil saan piisavalt palju palka. Selle pole, ma ei tea, kuulutuses ju kirjutatud. Või täpselt ja nii edasi. Et sa aga ei saagi teada. Ma toon ühe näite. Te ei tea, kes ma hariduselt olen, ühe hariduselt. Ma olen tegelikult üldse hariduselt agronoom põllumees.
ma läksin kunagi õppima kooli, ma sain aru muidugi esimesel juba kursusel, et paari kuu pärast, et see ala pole kaugeltki minu jaoks. Ma käin see kooli lõpuni, sest mul meeldis seal käia. Ja mu õpetaja ütles ka nii, et Tõnis, et kui võtta nii, et kui võtame kõik, kas või Eestis kes lõpetavad mingid kooli ära, kas nad jäävad selle eriala juurde? Ei jää, ütles, et Tõnis, see on haridus. See annab sulle mõtlemisvõimet ja edasi. Ma käisin kooli lõpuni, ma teadsin, et ma ei tööta elu sees minutitki sellel erialal. Et see on sama asi, et nende julguste koha pealt, et mine, tee, käi, ole. Elu on ikkagi protsess. Just. Kui tahad õppida riistvõimlejaks, õpi jumala pärast. Ja võib-olla siis avastad seal, et tahad hoopis iluuisutaja olla. Oled iluuisutaja hoopis või? Või postitants. Ühesõnaga, katsetada, proovida, astuda sellest ikkagi hirmust üle, sest tegelikult see hirm on väga palju meie peas. Et teised, jällegi see häbitunne ja see, et teised ei jõua nii palju sinuga tegeleda, kui palju sa ise tegeled iseendaga. Ja mulle väga meeldib see mõte jällegi, et miks me ka võib-olla põeme või muretseme nii palju, sest meie näeme ja võrdleme ennast teistega, vaatame, et aga teised üldse ei muretse, näed, siin nii julged inimesed ümber, et meie näeme kõiki neid hirme, kõiki neid asju, mida me võib-olla ei ole teinud nii õigesti, aga kus me võib-olla ei ole saanud niimoodi hakkama, meie teame kõiki neid asju, aga tegelikult väljapoole, inimesed ei näe samamoodi nagu sina ei näe teiste hirme. Ja tee ära see kõige esimene, kõige väiksem, kõige lihtsam samm, mis tundub hetkel huvitav ja küll sealt tuleb järgmine juba ka. Kas sul on lõpetuseks midagi öelda või tahad mingi põneva loo veel jagada? Elage kaua tahate. Päris hea. Mis see Reet Rinna prillitoss ütleb? Elame veel. Aga me hakkame ütlema, elage kaua tahate. Aitäh kuulamast, vaatamast. Näeme järgmisel korral. Näeme. Aitäh, et kuulasid meie saadet ja kui sul on küsimusi selle teema kohta, kui sul on mõtteid, oma kogemusi, mida jagada, siis kirjuta meile lasetiigertuppa@gmail.com.